Siis on olemas sellised kaitsed, mida kasutatakse tagajalgadel hüppamisel. Nii, et pannakse siia ülesse, täpselt nii. Ja Fairs on selline reegel, et kaitse ühe jala kohta võib kaaluda 500 grammi, raskem ta olla ei tohi, siis on ta juba keelatud ja sellised kaitsmed ei ole siis ratsaspordis lubatud. Noortel hobustel on kaitsmete osas samuti omad reeglid, et kaitsme välimine osa tohib olla 10 ja sisemine osa 15 cm ja nii kuni 6-aastastel hobustel, et 6-aastastel hobustel ei tohi üldse kasutada pikki krossi kaitsmeid näiteks takistussõidus. Küll on need lubatud krossis. Nii. Pindesid mina kasutan tavaliselt koolisõidutreeningul ja vahest ei kasuta üldse, sellepärast ega liigne pindeerimine ka väga kasuks ei tule alati. Nii. Osad inimesed kasutavad neid pehmemaid lappe siin all, mina seda ei tee, sest liisipindade puhul minu eest pole see põhjendatud. Ja nüüd ma näitan teile, kuidas ma pindet peale kerin. Pindede puhul on hästi oluline see, et see tugevus saaks kogu aeg enam-vähem ühesugune ja et see surve hobuse jalale oleks ühtlane. Ühe tiiru alla, teise ülesse ja siis takja kinnitusega kinni. Nii.